Kui hetkel paigaldatakse Kagu-Eestisse 5 punkrit, siis järgmise etapina rajatakse lähikuudel veel 23. Kokku on plaanis 2027. aasta lõpuks paigaldada Kirde ja Kagu-Eestisse kuni 600 punkrit. Ja selle mõte on see, et selle 5 punkri pealt me siis soovime saada selle kogemuse ja teadmise, millised on need detailid, mis nüanssidele tuleb veel tähelepanu pöörata, kui me lähme suuremat hulka punkreid siis paigaldama. Tänasel hetkel on meil tellitud 28 punkrit. Need järjest valmivad, neid ladustatakse meie ladustusaladel ja nendest 28 siis 5 hetkel paigaldatakse. Punkrite paigaldusega sooviti algselt alustada tegelikult juba lõppeva aasta algul ning tegevus viibis, kuna punkreid oli tarvis eelnevalt ka korralikult katsetada, et välja tuua punkrite nõrgad kohad, mis hiljem projektis parandati. Kui kõik läheb plaanitult, siis kõik 600 punkrit peaksid riigi idapiirile püsti saama järgmise aasta lõpuks. Tegelikult esimese paigaldamise hanke me pidime tühistama, sest see paigaldamise hind oli liiga kallis. Nii et selle hanke selliste õppetundide pealt me siis koostasime uue tehnilise kirjelduse või õigemini parandasime endist tehnilist kirjeldust, läksime uuesti hankesse ja selle hanke tulemil me tegelikult punkri paigaldamise hinnast saime 40% alla. Ja selle taga on tegelikult see, et me võtsime võimalikult palju riske vähemaks, millega ehitusettevõtja peab siis silmitsi seisma, sest kui on teatavasti projektis teatud sellised kohad, mida võib-olla ei ole nii hästi ära kirjeldatud, siis ehitusettevõtja hinnastab oma riskid sisse, nii et uue hankega me saime siis need riskid sealt välja. Samal ajal punkrite paigaldusega käib edasi ka tankitõrjekraavide rajamine. 3,4 kilomeetrit on siis järgmine lõik, mida me täna räägime läbi Politsei- ja Piirivalveametiga, sest see tuleb üsna nende piiritaristu äärde ja seal on sellistes töötasandil detailides praegu kokkuleppimine, sest nii PPA kui Kaitseväe sellised taktikalised igapäevased plaanid peavad seal kattuma, et me ei segaks üksteise tegevusi. Nii et see töö praegu käib ja loodetavasti saame varsti pihta hakata. Kokku on planeeritud tankitõrjekraave rajada üle 40 kilomeetri ja asukohad, kuhu need rajatakse, saab selgeks selle aasta lõpuks. Ja seejärel saame nende kraavide osas siis minna ka maade kokkuleppeid edasi sõlmima ja tahame selliselt, et need kraavid oleksid 26. aasta lõpuks valmis, aga siin on hästi oluline see, mismoodi meil läheb siis nende maade kokkulepetega. Balti kaitsevööndi tarbeks on eelarvest eraldatud hetkel ligi 60 miljonit eurot. Nii et eks see eelarve nüüd järjest täpsustub, mida rohkem me neid hankeid teeme, seda paremaks meil see eelarve sisu ja täpsus läheb.